kuidas planeerida väike lapse dressipükse, et need dressipüksid on siin 4-aastasele lapsele ja selleks, et kui oleks lihtsalt ühevärvilised, oleks igavad ka, ei oleks nii lahedad, on ju. Ja laps ei teaks, kuidas pidi need jalga käivad. Aga me lisasime sellise väikese just põlve kohta, sest põlve kohta on vaja ju tugevdada, et sellise väikse detaili, et tegelikult ma varem olen teinud sellele lapsele T-särke selle sama dinosauruse riidega. Just vaatasime just dinosauruse silm, on nii äge detail, on ju, et väga väike, et esiteks on ka põlve tugevdus ja laps saab kohe aru, et kuidas pidi jalga panna. Aga et kasvuvaru ka näiteks oleks, siis kasvuvaru pärast võiks see manseti tibakese lihtsalt pikema teha. Ja kui on mansett tibakene pikem, et siis on ta ära pööratav ja ongi kasvuvaru ka olemas. Sest nii väiksed lapsed kasvavad lihtsalt nii kiiresti. Aga et nüüd, kui planeerite näiteks mingit sihukest väikest detaili või väikest sisselõiget, et siis ma näitan, kuidas meie teeme. Et näiteks näete see, mis on põhilõige, et lihtsalt marker ja joon lauaga tõmban joone peale. Aga vaadake need mõlemad jooned, et siin terav tipp jääb, et ei saa tulla siia servani välja. See joon ei saa servani tulla, sellepärast, et siis jääb liiga paks, et dressiriie on niigi väga paks, et seetõttu üks lõige peab tulema juba, et nad ei jookse kokku. Et siis, kui olete peale joonistanud, et siis te peate lahti lõikama, lõikate lahti ja siis saategi need tükid, mida teil tarvis on. Nii, et nüüd on teil tükid olemas. Nüüd jääb teil üle vaid igale tükile õmblusvaru, sellepärast, et need ju õmblete kokku. Aga meie õmblesime kokku hästi lihtsalt, et kui siin on mõlemal õmblusvaru juba olemas, siis niipidi kokku, tavalise õmblusmasinaga kokku ja siis kui tavalise õmblusmasinaga kokku, näete, siis pöörate ära ja siin on nüüd kattemasinaga siis pealt õmmeldud ja kattemasin siis 3-nõelalisega, et see lihtsalt jääb nii ilus ja nii tugev, sest põlv peab ju tugev olema. Ja muide, meie kasutame lõigete jaoks veel sellist, see on masintikijate tugipaber tegelikult, aga näete, see on tohutult kare, et masintikimine.ee poest ka leiate seda, see on Madeira paber, sellise rulliga tunnete ära, siin on 50 meetrit meeletu kogus. Aga et kui selle lõikejupi pärast näiteks kanga peale panete, näete, see paber on nii kare, et teil ei ole mitte mingeid lisaraskusi ega midagi vaja, näiteks seisab siin ja siis on hea näiteks käärdega välja lõigata. Ehk siis head õmblemist kõigile!